armas inimene, vaimsete reiside jälgija. Et on päris palju mööda läinud sellest ajast, kui ma viimati video tegin, et see oli vist tõesti suve algul, kevadel. Ja vahepeal on väga-väga palju aega mööda läinud ja mina olen jõudnud omadega Taimaale, Kopangani saarele, kus ma nüüd 2 aastat ei olnud käinud, eks. Et kus ma veetsin väga palju aega viimased 6 aastat. Ja tundsin ka inspiratsiooni midagi teiega jagada siis videos. Ja tahaks täna rääkida sellisest asjast nagu läbipõlemine. Et läbipõlemine läbi töötamise siis on midagi, mida mina olen oma elus paaril korral kogenud. Ja ma mäletan väga selgelt näiteks seda esimest läbipõlemise juhtumit, kus tegelikult ma liikusin mõne aastaga, no mitte päris mõne, ütleme selline natuke pikem protsess 7 aastaga, aga et ma liikusin nagu hetkest, kui ma läksin sinna tööle. Esimesed paar aastat ma mäletan, milline tohutu entusiasm mul oli tohutu entusiasm, ma tõesti põlesin leegiga, et mulle väga meeldis seda teha ja see oli ka midagi, mida ma pühapäeviti mõtlesin, et jess, homme lähen tööle. Ja see on tõesti, mida ma kõigile soovitan selles mõttes, et see on nagu väga äge tunne, kui sa teed seda, mis sind sütitab. Aga mis siis juhtus? Okei, mis tavaliselt juhtub? Et tavaliselt siis läheb sinna, me hakkame töötama rohkem ja teatavasti päevaseks on 24 tundi. Ja kui me töötame rohkem, siis me tegelikult ühel hetkel nagu hakkame ära andma seda isiklikku aega, isiklikku taastumise aega ja seda, et me ei anna nagu hingele toitu, me ei anna hingele enam seda sädet, et pigem siis see läbi põlemine ei tule mitte sellest, et me töötame palju, vaid sellest, et me anname iseendale vähe tagasi, et oma hingele vähe tagasi. Ja seal võib-olla siis see periood, mille jooksul keegi läbi põleb, võib ka olla erinev, et oleneb, kas sa teed siis mingit sellist tööd, mis mingil määral kompenseerib algul, et see on tõesti hingele hästi sütitav või siis sa lähed lihtsalt näiteks võib-olla mingit kõrge palga pärast teed mingit tööd ja tegelikult see töö sulle ka eriti midagi ei anna, et sellisel juhul on see läbipõlemise see tulemus nii-öelda, et lõpuks sa jõuad läbipõlemisse, kindlasti tuleb kiirem tulema. Aga et mina olen jõudnud nagu selliste järeldusteni, et kui su elus on olnud selline ületöötamine, läbipõlemine, et siis tuleks hakata esitama endale küsimusi, et mis on selle töötamise tegelik põhjus. Et kes sa siis oleks, kui sul ei oleks seda tööd, võib-olla mingit teist tööd, sul ei oleks võib-olla seda prestiiži, mis sa läbi selle töö saad, seda uhket ametinimetust, kõrget palka, võib-olla neid hüvesid, mis sa selle palga eest saad, ilusaid, võib-olla kui see on su oma ettevõte, kõiki, mis sa kasumi arvelt oled saanud osta omale, võib-olla mingeid, ma ei tea, 3 Ferrarit, suurt uhket maja, et kui sul neid ei oleks, kes sa siis oleksid? Kes sa iseenda silmis siis oleksid? Mitte ühiskonna silmis, mitte naabrite silmis või vanemate silmis, kes sa iseenda silmis oleksid? Et see ei ole kindlasti selline vastus, mis nagu niimoodi kohe tuleb, et ma küsin ja sa vastad. See on midagi, mida tõesti lasta endal seedida. Sest tegelikult me paneme endale ette maske. Ja me paneme endale see kiire ja ületöötamise mask on ka üks mask. Ja minu meelest on see selline ületöötamine ja läbipõlemisele suunatud tegevus see,
kus me tegelikult siis üritame tõestada midagi iseendale. Ja me teeme seda väga nii-öelda alateadlikult, ehk siis, et sügavas enda sisimas me usume, et me ei ole piisavalt väärt, kui me ei saa seda välist valideerimist, et kui meil ei patsutata õlale, kui meile ei anta mingeid aurahasid, kui meil ei ole materiaalseid sellist 3 Ferrarit, suuri maju, eralennukit, ma ei tea mida, on ju. Et siis me nagu justkui ei oleks piisavad. Ja kuna meie sees sügaval on see uskumus, et tegelikult me ei ole piisavad, siis me vajame kogu aeg seda valideerimist. Ja seda valideerimist siis me üritame erineval moel saada inimestelt, et üks neist moodustest ongi see, et me panustame hästi palju tööle ja me hakkame seda panustama ka iseenda arvelt, oma tervise arvelt, oma pere arvelt, lihtsalt oma etteolemise arvelt, oma ööune arvelt ja siis ühel hetkel ongi see, et meie hing on näljas tegelikult. Meie sügav hing on näljas, ego võib olla üle söönud, aga hing on näljas. Ehk siis, et sellest ringist välja tulla, siis on hästi oluline lõpuks jõuda sinna, et oota, miks ma ei ole enda silmis piisav ja vaadata nagu neid põhjuseid, teha seda tööd siis oma alateadvusega, tervendada ennast sellest ja seejärel alles minna siis luua endale uued rutiinid vastavalt tööle ja luua selline tööga võib-olla, mis tõeliselt sind sütitab, kui sa ei ole seda veel varem kogenud. Vot nii, et sellised mõtted. Kommenteeri sina all, et kas sina oled oma elus olnud läbi põlenud või on sul mõni lähedane, kes on läbi põlenud. Ja millised järeldused sina oled sellest läbipõlemisest siis enda jaoks teinud, et kus sa endaga oled. Aga soovin teile rõõmsat, mis päev täna on, neljapäeva. Vot, et kohtume varsti jälle. Tšau!